Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et baaslaagri ehk kivide lõkke kohta minek, sest et siin on vaja ennast natuke tuulutada. Oleme oodanud siin kuni lumi ära sulab ja tegelenud siin e-poega ainult toas istunud. Et tuleme nagu õue tuulutama, et kire on tühi. Kõht on tühi, et teeb midagi süüa seal baaslaagris, midagi, mida me tõenäoliselt ennem näidanud ei ole, hästi lihtsat rooga. Ja kui juba sinna läheb, siis vean materjali ka kaasa. See on nüüd need hästi paksud brussid, 50 korda, ma ei teagi, mis ta on, peaaegu 30 senti lai. Et sellest on plaanis teha sinna laud. Täna me seda lauda ei jõua teha, sest õhtul peab tegelema natuke arvutitööga edasi. Ja homme hakkab juba korsent laduma, sest nüüd on nii palju lumi sulanud katuselt ja asjad. Maa on ka peaaegu juba puhas. Aga et täna tuulutab natukene, teeb ühe söögivideo teile. Ja siis, jah, läheb teeb õhtul lihtsalt arvutitööd edasi. Aga ega siin pikemalt juttu ei ole, me läheme Keiuga siit. Kairit kardab üle selle koopalae minna. Ja tuleb üle põllu pealt järgi. Aga okei, ma pean kätt vahetama, see bruss on vettinud, see oli mu lõues ja nii raske, et ma ei jaksa ühe käega tassida, panen kaamera käest ära, vaatan baaslaagris edasi. Nii, jõudsime baasikasse hetkel kogu meil siin koosseisuga. Bella jookseb sabas, Kairit, Keiu ja Kornholio. No võt, nii, aga midagi. Lauda täna ei tee, jah, ma jätan selle siia lihtsalt. Meil pole täna piisavalt aega. Ei taha siin pimedas hakata ka seda asja tegema, meil läheb kohe pimedaks. Meil läheb siin aega juba natuke küttematerjali otsimisega. Siin oli nüüd ju kõik see lumi ja asi sulas, kõik on märg. Aga laud on plaanis teha siia, kus mul see õllekannu hoidja oli. Selle võtame siit ära. Ja mõte on see hiljem, et siis selle võtame kuskilt siit maha. Selle võtame siit maha. Ja see puu jääb, et ta jääb niimoodi selle 3 peale kuidagi kandma, et leiutab midagi välja. Siis on siin samas ääres, siin saab teha. Ja kui vihma saab või midagi, saab selle kile tõmmata siit niimoodi pingesse kuskile. Siin seista, siin varju all ja siin niimoodi toimetada, osaliselt varju all seista. Aga täna teeme üks toitu. Ma ei tea, võib-olla mõni teist mäletab. Kunagi oli sükene purgitoit, süke purgisupp oli nagu vorstisupp. Mulle õudselt maitses see, aga nagu paljude teiste asjadega on mõned asjad tootmisest maha võetud, näiteks salvestise maksasoust purgis oli ka ülihea, mulle kogu aeg maitses, aga ka seda ei ole ma enam poodides näinud. Aga üritame siis jäljendada seda vorsti suppi, ma olen seda tegelikult juba ennem teinud ka. Tegelikult on vorsti juustusupp, aga sellest räägime lähemalt kohe, miks ta vorsti juustusupp on. Ja ma olen suhteliselt sarnast asja suutnud ise teha. Jah, sama maitsega, ehk siis hästi lihtne, odav. Midagi ta maksma ei lähe, aga selge. Otsime lõkkematerjalid, Kairit roogib juba kotist välja need asjad, nii kaua materjalid. Me vaatame Keiuga kiiresti mingit oksa, siin on nende mändide pealt kukkunud alla, on peeneid oksi kogu aeg. Et alati on uued peale mingisugust tuult jälle, et siit me leiame kindlasti midagi jälle seda agatusmaterjali. Need männi oksad siin, osa on ka maas, võib-olla niiskemad, võib-olla olid lume sees rohkem, aga mina korjan selliseid, mis on nii-öelda maas õhus, on siin jäänud okste taha nagu takerdunud. Et head akatusoksad on siin niimoodi, näed, kukkunud siia põõsaste peale. Meil siin palju kuuskesid ei ole, aga need peened lähevad samamoodi. Ta tundub, et on siin õhuga juba natuke kuivanud, sest need 2 päeva pole lund sadanud. Mingi tiba vihma tuli nüüd eile või üleeile, ma ei mäletagi. Korjan neid hakatuseks ja supi jaoks polegi palju lõket vaja. Natukene mingisuguseid jämedamaid murrab ka siit, sarapuroikaid ja asju siit ja ei hakkagi midagi tummisemat puud seekord võtma. Ja komponendid on hästi lihtsad siis. Meil on siin praegu natukene juustuvorsti pool latti, siis on puljongi kuubikuid. Hetkel on 3 kaasas, võib-olla ei lähe nii palju, läheb 2. Proovime pipar. Sulatatud juust, 1 porgand, 1 sibul, 3 kartulit ja küüslauku ja ongi kogu muusika. Jah, ja tükk võid paneme ka, et rasvasem oleks. Juust ise on muidugi ka rasvane, aga ja terve paki paneme seda ära. See annab nii ülihea siukse juustuse maitse, et jube. Ta ei jää sükene nii vedel nagu tavaline supp. Selline pott nüüd, sellise poti peale see 1
juust sinna sisse ära sulatada, ta jääb siuke tummine, siuke kreemias või noh, kuidas nagu ütelda. Et proovige kindlasti, võite muude suppide sisse ka neid sulajuustusid panna, see teeb nagu üliheaks need asjad. Aga midagi, Kairit valmistab ette siin vahendid, me teeme Keiuga tule üles ja ta siin üritab mingist oksast jagu saada, ma ei tea, ta vist ei saa kätte või õnnestub või? Oled tugev või? Oled tugev? No näed, tuleb küll, nägid, said kätte, davai. No väga hästi, ta oli otsaga maasse kinni kukkunud jah, siia kivide vahele. Aga ülemine ots on nüüd nende kuivemate peale, mis ma puu okste pealt korjasin, sobib see küll. Et ta oli tegelikult maast päris palju õhus välja arvatud see alumine ots. Ja lohistab selle siia, nii. Nüüd võta jämedamast otsast, muidu jääd puude taha kinni sellega. Võta jämedamast otsast ja siis ta tuleb läbi nagu ja oksed taha kinni. Võta alt otsast nüüd kinni, eks ole. Ja nüüd lohista siia. Siin kivide vahel jah, sellepärast ta meil kivide lõkke koht oligi nime saanud ka, ehk siis baaslaager, et siin on nii palju neid põllu pealt neid ilusaid kive, nüüd ägedad samblased. Ma ütlen, võta teisest otsast, on lihtsam tõmmata, muidu jääb puude taha kinni. Aga noh, jah, midagi, teeme tule üles, siis räägime edasi. Vaatame, kas Kairitil lõigutud on asjad. Ja. Nii, Bella ja Kairit valmistavad siin ette praegu vahendeid. Et sibula porgand lõigutakse kõigepealt. Porgand on siin sees. Jah, ja siis eks me paneme need esimesena keema, aga või paneme koos kartuliga. Kartulit lihtsalt väga väikseks tükiks ei lõika, siis ei hakka eraldi panema. Paneme kõik korraga keema, ma arvan. Ja. Lihtsalt, et see juustuga on see värk, et kui see kärakas tervelt sisse panna pärast, see peab kogu aeg segama, ta ei taha hästi sulada. Muidu võib-olla paneb väiksemate tükkidega lusikaga niimoodi. Kui juba keeb see asi, siis paneb selle sinna lisab juurde. Asjad on nüüd kõik tükeldatud siin valmis. Nüüd oleks vaja vesi peale panna ja maitseained. Et siis algul paneme, ma arvan, 2 puljongi kuubikut. Ja siis võib-olla tükeldame kohe seda juustu ka, tasapisi saab sulada. Nagu lusikaga jupi kaupa või võtab noaga valgul. Sealt sellest. Ei ole siider, vesi on. Ja. Aga eile oli veel siider. Võt. Ja siin on nüüd siuke olukord, et tuli käib, me panime selle 3 hargi. Meil oli spetsiaalne jubin kaduma läinud siit, mis mul siin oli, aga ma tegin uue. Ehk siis see konks jääb nööri aasa taha ja nöör on praegu seal üleval, et ta liiga suure tulega ei põleks ära. Aga siin on mul mitu aasa niimoodi erineva kõrgusega, et siis paneb õige aasa taha, et siis see ripuks täpselt seal peal, et ta ei hakkaks toetama nende puude peale, et läheb seal ümber või midagi. Et natukene õhus lõkke kohal see pott oleks ja siis saab sinna alla veel sudida oksi ja kõik. Et ma arvan jah, et praegu vorst ise on soolane, juust on soolane, et paneme praegu ainult 2 puljongi kuubikut. Pane sul nina auku selle. Ja vaatame selle koguse peale, peaks hea olema ja pipart ka ja siis tõstame peale. Tegelikult me võime ta praegu peale tõsta ära ja siis vaikselt siin lõkke juures paneb juba juustu, et ta jõuab juba keema minna. Siin elukad on juba, et paneme juba lõkke peale ära, ma arvan, sellepärast, et me saame jah, juustu lõkke peale olles ka juurde lisada. Et juustu saab alati panna hiljem ka, kui see ei pea läbi keema niimoodi. Võt. Ehk siis see pott läheb niimoodi, et läheb siit. Ma vist olen kunagi näidanud, ma arvan, ma mingis videos näitasin, kui ma selle 3 jala tegin. Ja siit võtame sobiva kõrgusega aasa. Ta ei ole veel päris keskel ka, ma vaatan. Et see peaks olema okei praegu. Vist. Ei seegi tead järgmine. Aga siin on vaja natuke timmida. Vaat nii, paneme kõige ülemise ja siis laseme, noh, saab jalgadega ka reguleerida saab jalgadega ka reguleerida, kõrgemale tõsta. Okas ka, see peab olema, see annab maitset. Aga paneme siis praegu nii. Ja trimukrooksus, jah. Nii. Kas saame nüüd ilusti selle, et sisse ei kuku siia. Niimoodi. Jah,
siin konksu taga. Ja nüüd lükkame natuke võib-olla lõket sinna poole, me hakka seda kolmjalga liigutama. Sudime oksad siia alla. Enne paned juustu ju. Nii. Ja lükkame selle lõkke hoopis jah, sinna alla lihtsalt. Vaat nii. Nüüd juust sisse ja kaan peale ja ongi hää. Ja läks keema see asi meil siin. Ja näed, me panime selle juustu ju sisse, juba on siuke piimias välimus sellel asjal, siukene mõnus. Varsti maitseb ka, kas on vaja mingit seda ullemkuubikut veel juurde, aga ma arvan, et ei ole vaja. Et ma ütlen, vorst ise juust on soolane ja nii, mis te teete siin? Bella leidis ka omale istekoha ja aeti ennem seljakoti pealt maha ja nüüd istub siin ja läheb juba pimedaks. Ma tegelikult toon alumise kaamera mälukaardi juba välja ära, et ei lähe sealt altkaudu tagasi jõe äärest, vaid paneb siit rada pidi tagasi, kus meil siit ülevalt rada läheb ja seal taga siis selle vaglafarmi juures on teine kaamera, ehk siis vaatame siia vahele ka enne kui suppi sööme, vaatame praegu kohe, kas on midagi jäänud peale, mingeid elukaid ka sinna kaamerasse. Ja kohe läheb küüslauk ka peale, sest et muud ained hakkavad juba valmis saama siin. Keeb siin juba tükk aega päris ägedalt. Ja siis me paneme alati küüslaugu lõpupoole. Seda on ennem räägitud ka miks, et ta liiga läbi ei küpseks ja siis ei jää maitset hästi muidu. Et nii. Ja eks siis kohe tõstamegi maha ka varsti ja vaatame, kuidas seekord välja tuli. No proovime, tuli nendest veel, aga... Väga hea on. Minu arvust peaks No jah. Ei, no ma arvan, et tuli välja nagu eelmised korrad. Tule, kõik minu tehtud toidud tulevad välja. Minu retsepti järgi. Tema tehtud. Targustasid kõrval. Ei, kui mina niimoodi kõrval targutan kogu aeg ja õpetan, siis sinust võib veel täitsa nagu hea kokk ja perenaine saada, sest ega siis ilma minu õpetusteta siit ei tule ja võtti mingit toitu välja ja nüüd proovime. Hea juustune, jah. Väga hea. Ju maitse ka, sa oled ju toidukriitik alati, et ei söö ühte asju siin maailma. No kuidas on? Kuum muidugi. No aga sööme ära ja räägime siis. Me oleme oma arvamuse öelnud, et on hea ja loomadele me praegu ei anna seda. Küll ta tahab juba siit võtta, tema on ju meil kõige sööja. Aga ära tule võtma siia praegu. Mine, näe, hakkab lakkuma juba, näe. On elukas, on ahne elukas. No nii, sööme. Ja kasskoi on siin õla peal, ootab oma portsu. Et jah. Tuli väga hea, Keiu ka kiidab ja ei ole midagi ütelda, aga ma arvan, et me ei hakkagi siin rohkem midagi. Lõke kustub ka kohe ära ja et sööme lõpuni, ma arvan, terve potide eest läheb ära siin. Sööme lõpuni ja davai, proovige ka siukest see juustuga. Ega see võib muud soppi sisse ka seda juustu panna, komponendid võivad natuke erinevalt, aga see juust annab lihtsalt, see sulajuust annab lihtsalt hea maitse. Ja küll, kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.